Tervist, kalamehed! Aasta 2020 hakkab läbi saama. Selles videos vaatame tagasi viimase 10 aasta lestapüügi oludele Peraküla rannas. Teeme seda ilmastikust lähtuvalt. Kaldalt põhjaõngega lesta püüdvatele kalameestele on hästi teada, et lestale meeldib külm vesi. Seega on loomulik, et seda maitsvat merekala püütakse Eestis peamiselt sügisel, mil veetemperatuurid meie randades on sobivas vahemikus 7–13 kraadi. Suvel, mil mere pinnakihid päikesekirguse mõjul üles soojenevad, on lestapüük kaldalt samuti võimalik. Siis tuleb kalamehel hoolikalt jälgida, millisest suunast puhuvad valdavad tuuled. Seda, kuidas tuuled rannikumeres veetemperatuuri mõjutavad, on võimalik selgitada süvavee kerke nähtuse kaudu. Süvavee kerke olukorras puhub tuul suvel põhjarannikul maismaalt merele ja soe pinnavesi kantakse kaldast eemale. Selle asemele kerkib põhjakihtide külm vesi. Järgneb kiire veetemperatuuri langus, vahel ühe ööpäevaga enam kui 10 kraadi. Just siis oleks hea aeg lestale minna. Esineb ka vastupidist olukorda, kus soe pinnavesi kandub meretuulte mõjul kalda lähedale. Siis liigub lest sügavamasse vette ja meil on raske teda õngega tabada. Lestapüügiks sobivaid liivaseid randu, kus vesi läheb kiiresti sügavaks, leidub Tallinnast kuni Ristna-Neemeni, kuid üks tuntumaid kohti, kus üle Eesti püüdmas käiakse, on Peraküla rand Loode-Eestis. Aastate jooksul tehtud tähelepanekud tuulte ja lestapüügi seostest püüangi järgnevalt kokku võtta just selle ranna näitel. Tuulte rühmitamist alustan suundadest, mille puhul on alust arvata, et kujuneb välja süvavee kerge. Need on ida-, kagu- ja lõunatuul. Ka tormituulte eest on kalamees sel juhul hästi kaitstud, kuna selja taga on metsane maismaa, mis tuule kinni võtab. Niisiis on nende tuulte mõju lestapüügile sõltumata aastaajast soodne. Teiseks rühmaks on meretuuled põhjast, loodest ja läänest, mis võivad tormiks tugevnedes põhjustada püüki segavat kõrget lainetust. Suvisel ajal aga pinnavett kalda lähedale kuhjates lestapüügi päris ära rikkuda. Üldiselt on nende tuulte mõju ebasoodne, kuid see sõltub palju tuule tugevusest. Mida nõrgem on tuul, seda nõrgem on ka negatiivne mõju. Kahe peamise tuulte rühma vahele jäävad kirde- ja edelatuul, mis puhuvad Perakülast pikki rannikut ja mille mõju on keeruline täpselt määrata. Seetõttu on klassifikatsioonis välja toodud ka jaotus keskmiselt soodne. 3 rühma kokku võttes saame klassifikatsiooni, mis on esitatud juuresoleval diagrammil. Selleks, et ka tuule tugevus mängu tuua, on tuuled jaotatud 3 tugevusgrupiks. Tuule vaikus, mõõdukas tuul ja tugev tuul. Tuule suundi ja tugevusi omavahel kombineerides kujunevad välja 3 lestapüügi olude tüüpi. Soodne, keskmiselt soodne ja ebasoodne. Et arvutada välja klassifikatsioonis toodud olude esinemissagedused, oli vaja saada piisavas koguses tuuleandmeid Peraküla lähiümbrusest. Selleks küsisin ilmateenistusest viimase 10 aasta tuuleandmed Dirhami rannikujaama kohta. Tuule kiirust ja suunda mõõdetakse selles jaamas 10 meetri kõrgusel. Minu arvutustes on kasutatud tunni keskmisi väärtusi. Kõigepealt otsustasin vaadata tuule jaotust Dirhamis suundade kaupa. Sellest annavad ülevaate 2 tuuleroosi,
üks suve, teine sügise kohta. Tuulte sagedusjaotuses tulevad suvel esile lääne ja edela suund, sügisel lõuna ja kagusuund. Põhjast ja idast puhuvad tuuled märksa harvem. Taoline jaotus on üsna tüüpiline ka teistele Eesti jaamadele. Tugevaid tuuli esineb kõige rohkem merele avatud suundadest. Miks toimub sügise saabudes selge nihe valdavate tuulte suunas? Sügisel aktiviseerub Atlandi kohal tsüklonaalne tegevus, mis tähendab, et sagedamini liigub läänest itta võimsaid õhukeeriseid, mida kutsutakse tsükloniteks. Tsüklonis pöörleb õhk põhjapoolkeral vastu päeva. Seega ongi ootuspärane, et sel ajal, kui tsüklon Eestile läheneb, puhub tuul valdavalt lõunakaarest. Eriti tugevaks kujunevad lõunatuuled siis, kui otse tsükloni vastas paikneb püsiv antitsüklon, mis ei lase tsüklonil edasi itta tungida. Sügis on suvega võrreldes üldiselt tuulisem aastaaeg. See väljendub nii Dirhami keskmistes tuulekiirustes kui ka maksimaalsetes tuulekiirustes. Põhjuseks ikkagi seesama tsüklonaalne aktiivsus sügisel. Tormide mõju lestapüügile väljendub mitmel moel ja on enamasti ebasoodne, püügiolusid raskendav, eriti kui tuul puhub mere poolt. Samas öeldakse, et saagi mõttes parim aeg lestale minna on just paar päeva pärast tugevat lääne või loode tormi. Tehtud arvutuste peamine tulemus, ebasobivate püügiolude osakaal kõigist juhtudest, on nähtav juuresoleval joonisel. Tuleb välja, et lesta tasub püüda eelkõige sügisel, sest siis esineb raskeid olusid harvem, keskmiselt 15% juhtudest. Sügisel on küll rohkem tormituuli, kuid suvel on seevastu suhteliselt palju mõõduka tugevusega läänekaare tuult, mis muudab vee soojaks. Veel hakkab silma, et suvel on kõikumised aastast aastasse tunduvalt suuremad kui sügisel. Lestapüügiks sobivaimad aastad on sellest kümnendist suvede puhul 2011, sügise arvestuses 2014. Mõistagi pole tuuled ainus lestapüüki mõjutav tegur. Tähtis on ka püügi koht. Vahel tuleb ette olukordi, kus oled mitme tunni jooksul nullimees, aga sinust vaid mõnekümne meetri kaugusel tegutsev sõber on saanud selle aja peale mitu kala. Rolli mängib see, kas püük toimub õhtul, öösel, hommikutundidel või päevasel ajal. Söödavalik osutub tähtsaks siis, kui lest võtab eriti kehvasti. Näiteks tuntud kalamees Harri Nurk on kiitnud lestasöödana toorest krevetti, mis annab tema hinnangul paremaid tulemusi kui tavaline keedetud krevett, mida enamik püüdeid kasutab. Mõni eelistab püüda ka hoopis kalafileega. Lest võib sügisel olla vahel meetri sügavuses vees, aga püüdjale tuleb siiski kasuks hea viskeoskus, sest sageli on kala kaugel. Lestarakendusi on poes müügil kümneid erinevaid. Aja jooksul suudab püüdja endale sobivad variandid ise välja selekteerida. Vahel mängivad rolli ka muud ilmaolud lisaks tuulele ja veetemperatuurile. Sellisteks on näiteks pilvisus, vihm ja uduu. Palju vaidlusi on tekitanud näiteks see, kas öösel pilvede vahelt välja ilmunud kuu segab lestapüüki või mitte. Kalapüügi muudabki põnevaks see, et iga päev on teistest mõnevõrra erinev ja alati on midagi avastada ja juurde õppida. Soovin teile uueks aastaks häid kalatuuli ja rammusat saaki. Head vana aasta lõppu!